See ei ole tavaline tüdruk tegemas oma hubases kodus laivi. See ei ole filmivõte. Need inimesed ei ole päriselt kodutud. See on Hiina livestreamide vabrik ja nende ringvalguste ja armsate filtrite taga toimub midagi palju süngemat. Kujuta ette suurt kortermaja, aga iga tuba seal sees on identselt roosa, varustatud kaamerate, väikeste kaunistuste ja laudadega ja ühes nurgas istub tüdruk, kes vaatab 12 tundi järjest ekraani ja flirdib võõraste inimestega. See ei ole mingi veider kaader ulmefilmist. See on üks näide Hiina livestreami vabrikutest, kus käib sisuloojate masstoodang. Need vabrikud võivad asuda kontorites, laoruumides ja isegi sildade all, kus on wifi ja pistik, seal on töökoht. Mõne jaoks on sotsiaalmeedia ja livestreamimine unistuste töökoht ja mõnel ei ole muud valikut. Kui sükestelt põhikooli lastel küsida, et kelleks tahad saada? Tegelikult päris paljud tahtaks striimijaks saada või tahaks mingi YouTube'i teha. Ja kui sa ei tea, kust alustada, siis agentuur tegelikult kõlabki nagu justkui ainuvõimalik lahendus. Hiina töötute noorte protsent on kõrge ja noored otsivad väljapääsu 9-5 tsüklist. Otsitakse lausa nii palju, et uuringute kohaselt on Hiinas 15 miljonit professionaalset striimerit. See on rohkem kui kogu Eesti rahvaarv 10-kordselt. Ja sellest buumist on kasu lõiganud livestream agentuurid. Nad annavad inimestele varustuse, et laivi teha ja selle eest võtavad striimerite pool tulust endale. Sa mõtled, miks peaks üldse keegi agentuuriga liituma? Endal on ka telo ja net olemas. Aga need agentuurid tegelevad su rahaasjadega, näiteks sa ei pea muretsema maksude pärast, nad otsivad sulle sponsoreid, koolitavad su välja, mõni agentuur isegi pakub elukohta. Võib-olla hea diil, aga nagu ikka, kui midagi tundub liiga hea, et tõsi olla, siis üldjuhul nii see ongi. Why am I crying? Because I'm too tired, because I've lost my sense of self, because I missed home, because I feel lonely. I've seen enough of the absurdities of this world. I can't continue like this. I am planning to host a live streaming farewell event sincerely. Ma arvan, et need agentuuridel inherently tegelikult ei ole midagi viga, aga kus tuleb viga sisse, on need justkui need orjalepingud, mis nad teevad. Jube pikad lepingud, kestavad 5-8 aastat. Seal on siis kohustus ööbida mingis ühikalaadses kohas, et sa oleksid kogu aeg nende jaoks kättesaadav, sest et nende striimerite puhul seal lepingus võib olla näiteks kirjas, et sa pead iga päev näiteks 6 tundi striimima. Iga päev. Sest et nagu algoritmile meeldib see, kui sa nagu püsivalt neid striime teed ja siis on vaja neid hoida seal töös. Väga palju sellest käibest läheb ikkagi sellele agentuurile ja kui sul ei ole seda baasi, mille pealt alustada, sul pole võib-olla oskusi, sul pole eelarvet, et end välja koolitada, et siis agentuur pakubki sulle seda, et nad õpetavad sulle tegelikult põhimõtteliselt nagu meediakäitumist, nad õpetavad sulle psühholoogiat, kuidas rikaste meestega rääkida, et nüüd rohkem raha välja saada, kuidas meikida ennast, kuidas tantsida seal striimides, sellepärast et kindlasti kõik tahavad neid mingid trendikaid tantse näha ja värki-särki. Ja kogu see nii-öelda input rahaliselt, mis alguses pannakse, läheb sul siis alguse aastatel võlana kirja. Ehk siis alguses sa pead ära teenima selle, et sa katad oma võla ära, ja alles siis hakkad raha teenima. Ja sama on nii muusikas kui tegelikult nendes farmides. Täitsa lõpp. Koolilõpu pakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Ausalt öeldes, need managerid agentuurides on nagu digitaalsed sutenöörid. Kui sa oled liitunud agentuuriga, siis sulle hakkavad kehtima reeglid, mida ja kuidas sa pead striimima ja kui palju tunde ning raha sa pead kokku saama. Kui sa neid kriteeriumeid ei täida, tuleb trahv. Ja kui sa proovid agentuurist lahkuda enne oma lepingu lõppemist, kaevatakse sind suure tõenäosusega kohtusse. Niimoodi juhtus ühe 22-aastase Hiina tüdrukuga. Ta liitus agentuuriga, sest talle lubati head raha. Ta tantsis iga päev seksikalt 6-10 tundi kaamera ees, aga sellest ei piisanud.
ta mänedžer palus kõige lojaalsematele fännidele saata erootilisi pilte. Selle peale soovis Songjin lahkuda, aga nagu paljudel teistel, tal oli leping. Ja see leping nõudis, et kui ta oma 2 aastat täis ei tööta, peab ta maksma trahvi 40 000 eurot. Ta vaidlustas seda kohtus ja sai summa 14 000 peale, aga ka selle jaoks ei olnud tal raha. Aga Hiina krediidisüsteem on väga karm. Kui sa ei maksa võlga, ei tohi sa osta näiteks rongi või lennupileteid. Nüüd ei saa Songjin oma pere külastada. Mitte sellepärast, et ta oleks reaalselt kriminaal, vaid sellepärast, et ta ei olnud nõus oma keha müüma. Striimimine kui töökohane või niimoodi sissetuleku teenimiseks on olnud tegelikult olemas juba pikemat aega, ka enne koroonat näiteks. Ja siis mõned näiteks sellised suuremad kulutajad, kelle kohta on termin whale, ehk siis nagu vaal, kes siis oma näiteks mingi 10 tonni lihtsalt lööb lauale, et kuule, sina ilus naine, ma siin nüüd toetan sind. Ja tegelikult nad ootasid päris palju ka nendelt vastu. Et ongi näiteks see, et ma nüüd sulle tegin suure tona, et võib-olla järgmises laivis tee mingit tantsu mulle või midagi sellist on ju. Striimerid teenivad ainult läbi vaatajate ostetud kinkide. Kingisüsteem on nende platvormidel sarnane meie TikTokile. Roosid, lennukid, universumid. Kinkide hinnad algavad 1 sendist kuni mitmesaja eurini. Äpp võtab 30–50%, agentuur võtab sama palju kui mitte rohkem ja striimer saab selle, mis iganes järgi jääb. Vice'i artikli järgi saavad striimerid kogu tulust endale kõigest 20%. Ehk kui keegi ostab sulle 900 eurise kingituse, läheb sinu taskusse sealt kõigest 180 euri. Aga kuidagi peavad nad ära elama, mis tõttu võetakse ette ekstra samme. Näiteks tehakse rohkem silmapaistmise nimel laivi ekstreemsetes oludes, külmas, pimedas, veidratel öötundidel. Ikka selleks, et saada kaastunnet ja raha. Hiinas on siis striimimise suhtes lokatsioon väga oluline. On suur tõenäolisus, et need sillad on kuskil rikkurite rajoonide lähedal. Ehk siis kui sa striimidki seal selle mingi rikka linnaosa juures kuskil silla all, siis on suur tõenäosus, et kõik need rikkurid, kes seal oma uhketes kodudes istuvad, näevad neid striime ja nendel on raha, et suuremaid annetusi teha. See võib olla see strateegiline lüke, et miks mingit imelike silla tarvis neid tehakse. These influencers have figured out that by sitting in specific parts of the map, they can game the system into putting them into higher income brackets where they will get bigger gifts from patrons. And by grouping all together, they're safe from marauding groups of other guys or the police or homeless people. Aga selleks, et 15 miljoni striimerisest välja paista, ei piisa ainult väljas seismisest. Mida veidram, seda parem. Mida dramaatilisem, seda rohkem vaatajaid. Mida rohkem vaatajaid, seda rohkem kingitusi. Et teile anda aimu, kui imelikult nende laivid tegelikult on, siis võrdleme neid mõne tavalise striimeriga. Tihti on laivides külalised, mingi show, IRL striimides käiakse maailma avastamas ja suheldakse väga tihedalt fännidega. See kõik tundub vaba, loov ja lõbus versus need vabriku livestreamid. Lihtsalt palumine ja hingetu tühi pilk. See kõik on loonud väga düstoopilise pildi. 10 inimesed istuvad kõrvuti, aga omavahel ei räägi. Samast agentuurist, aga kõik on enda eest väljas. Ja nendel platvormidel ei ole lõpmatuseni vaatajaid, nii et iga tipp, mis üks saab, teine jääb ilma. Ja siit tekibki uus nähtus, virtuaalne vaesus. Oled justkui tööga hõivatud, justkui kuulsus, aga reaalsuses oled sa üksik, väsinud ja vaene. Aga pole hullu, sest seda väsimust peidetakse filtritega. Meie jaoks on filtrite kasutamine nagu patt. See tähendab, et sa oled võlts ja püstitad ebareaalseid ilustandardeid. Hiinas oled sa siis veider, kui sa ei kasuta filtreid. Korduvalt on olnud neid juhtumeid, kus juhtub väike apsakas, kui filter tuleb ära ja sealt vaatab vastu täiesti teine inimene. Aga seda ei saa neile pahaks panna, sest väidetavalt kõige paremini müüvad ülikooli õpilaste kategooriad, kes küsivad vaatajatelt taskurha. See, mida me livestreamides näeme, flirt, filter, fännid, see on ainult fassaad. Päriselt istub seal inimene, kes loodab, et äkki täna on see päev, kus keegi teda märkab. Äkki täna keegi maksab. Aga kas see on päriselt töökoht või lihtsalt glamuurne orjus?
aga mis te arvate? Kas tundub unelmate töökoht? Kas te pigem istuks 12 tundi kontoris või 12 tundi tänaval ja räägiks iseendaga? Jätke oma arvamused kommentaaridesse. Ja kui sulle meeldis see video, siis sa ei pea viskama mulle virtuaalseid roose. Piisab vaid sellest, kui sa vajutad like ja subscribe nuppu.